Tervitus kõigile. Ma kõigepealt ütlen, et ei ole minu nägemus. Püüan ennast välja keerutada. See on ikka nii, Rooma klubi viskab tanki ikka, vaadake inimesed, kes ei ole spetsialist, eks ole. Mina olen diletant kõikidel aladel ja sellepärast mul on hea rääkida mingid sellised asju, mis võib-olla igahel ei meeldi. Mult ei saa isegi ühtegi granti ära võtta. See selleks on must huumor. Aga nüüd tõesti ühineks nendega, kes siin varem ütlesid, et see dokumenti oli kuidagi meeldiv lugeda, sest et seal oli esmakordselt sellistest programmilistest dokumentidest, olgugi ta ei ole mingi riiklik initsiatiiv, aga siiski erialaspetsialistide poolt välja toodud, et oli meeldiv lugeda mitmeid selliseid seisukohti. Ma kirjutasin endale siia välja need asjad, millele ma tahaks tähelepanu pöörata selle juures. Aga palun siis seda mitte võtta kriitikana, eks ole, vaid võtke seda nii, nagu see pedagoogide ütlemine on, et kes ise midagi ei oska, see õpetab teisi ja nii edasi, teate küll neid ütlemisi. Et siis, et kui äkki leiate, et midagi sealt võiks kasulikku olla, siis üldine olukord, eks me teame, meil maailmas praegu selline hoiak näeb välja umbes niimoodi, et ikkagi Rooma klubiga seotud, vähemalt Roomaga. Aga tegelikkus mõnes mõttes on natuke hullem. Minu mõte oli, et ma kiiresti see väga lühikese ajaga katsuks siis läbi joosta mõned sellised kontseptsioonid, mille järgi siis üleüldse võiks mingist tulevikust mingisuguses vähegi mõistlikus mõttes rääkida, sest et teisiti võiks ka kohvipaksu võtta ja valada siia laua peale ja mida iganes seletada. Aga esimene asi loomulikult Rooma klubi leivanumber. Sel aastal saab 50-aastaseks uuring Limits to Grow. See on tõenäoliselt maailma kõige enam tiražeeritud, kõige enam tõlgitud, kõige enam loetud teadustöö üleüldse. Kuigi ta ei ole, iseenesest ta on nagu lühikonspekt või lühiülevaade sellest teadustööst, aga sellele vaatamata. Ja tänu sellele on teda palju vaenatud ja tänu sellele on teda palju proovitud, kontrollitud ja mis lõppkokkuvõttes on üks süsteemi analüütiline selline uurimus, kus siis pandi, mis siis, et vähe võimsad, aga selle eest tol ajal väga suured arvutid pandi läbi töötama selliseid kvantitatiivseid näitajaid, mida sai käega katsutavalt, ütleme siis loodusseadustega mõjutada keskkond ja võeti siis arvesse, pikalt ei hakka siin rääkima, aga põhimõtteliselt seati ajaliin siis 1900 kuni 2100 aastani ja lasti arvutile joonistada graafikuid vastavalt sellele siis, kuidas mingisugused asjaolud siis mõjutaksid maailma, olgu siis poliitilist või tehnoloogilist või rahvastiku arengut. Ja milleni siis jõuti oli üsna ehmatav pilt. Siin ma tõin nüüd leheküljelt 126 välja ka nende autorite kollektiivi palve mitte panna tähele seda ajaskaalat siin, et kõik need asjad ei pea kindlasti niimoodi juhtuma, vaid nende mõte oli see, et mida nad näitasid ja mille peal nad ka ise ehmatasid, oli see, et aastaks 2100 tõenäoliselt tööstusühiskonnas inimeste sissetulek ja heaolu on madalam, kui ta oli aastal 1900. Et see oli see point, et juhul, kui jätkatakse kontrollimatult. Mida tähendab kontrollimatult, see tähendab see, et igasugune, mina nimetan nüüd põimsüsteemideks, tavaline on nimetada neid komplekssüsteemideks. Igasugune komplekssüsteem on alati eranditult iseorganiseeruv süsteem, mis kujuneb siis vastavalt keskkonna mõjudele ja kasvatab oma komplekssust selleks, et iga ette tulevat probleemi lahendada. Ja nende siis see esimene stsenaarium ehk see BAU stsenaarium oligi siis suunamisvaba, iseorganiseeruv areng. Ehk siis meie tsivilisatsioon, tehniline tsivilisatsioon sellisel kujul, nagu ta oli. Nagu te teate,
ei ole kuskilt piiblist ega mujalt ka võimalik välja lugeda, et sumerid tulid kokku ja ütlesid, et mehed hakkame tsivilisatsiooni ehitama. Ei, nad lahendasid oma probleemide lahendamise käigus tekkis siuke imelik jama, et oli vaja kirja hakata, arvutama hakata ja nii edasi. Ja see, nende mudel näitas, et kahjuks majanduskasv peaks lõppema kuskil üsna tänapäeval, ütleme, mis see majanduskasv on, kui see on tööstustoodang per capita, ei ole ta on tööstustoodang kogumaht, aga siin võiks arvata, et siis nii toiduainete tootmine, teenused per capita kui tööstustoodang per capita peaks kuskil meie aegadel tipnema. Me pärast vaatame seda oletust edasi. Tuleb loota, et halvad ennustused ei täitu. See on nüüd selline esimene kvantitatiivne mudel, mis on kõige tuntum. Teine kvantitatiivne mudel on siis peak oili kontseptsioon, selle nimeda sai küll hiljem, aga Marion King Hubert, see oli geoloogia insener, üsna tehtud mees seal. 1948 käis välja ajakirjas Science esmakordselt selle kontseptsiooni. Ta oli esimene inimene planeedil, kes sai aru, et sõbrad, et hädad ei hakka mitte siis, kui meile vajalikud maavarad otsa saavad, vaid hädad hakkavad siis, kui me ei saa enam neid järjest kasvavas mahus tarbida. Miks? Sellepärast, et meie majandus on rajatud kasvule. Miks ta on kasvule rajatud? Sellepärast, et meie rahandussüsteem on selliseks kujunud ja pluss lisaks sellele 240 000 inimest iga päevaga on meil rohkem. Kui meil ei oleks majanduskasvu, siis me peaksime iga päevaga jagama kõike seda, mis meil on, mida me heaoluks või varaks nimetame, peaksime järgmise 240 000 inimesega jagama ja seda me ju ei taha. Või on siin keegi vabatahtlik? No võt, see on, vabandust, must huumor, aga piinlik. Et ta tegi 56. aastal USA Geoloogia Instituudi esinemisel tegi siis sellise sensatsioonilise avalduse, et 15 aastaga tipneb Ühendriikide konventsionaalse toornafta ammutamine, tootmine on vale väljend. Me ei tooda naftat, me ammutame naftat, me võtame teda loodusest, me maksame ainult selle eest, et me võtame ta välja sealt. Ja et umbes 50 aasta jooksul kogu planeedil, ta selleks viis päris pikalt uurimisi läbi. Ja ajalugu näitab siis, et tegelik olukord siis on selline, et kui me vaatame, siin on nüüd Art Bermani koostatud, kes on Computer Consultingu juhataja, tema on üks tunnustatumaid spetsialiste sellel alal. Tema joonise järgi, kuigi Rahvusvaheline Energiaagentuur ei anna enam eraldi statistikat, aga tema arvestuste järgi siis jõudsime tegelikult 2004 tootmisplatoole. Järgnes finantskriis kuskil 2008. Miks? Sellepärast väidetavalt selle kontseptsiooni järgi, bioloogiast ja füüsikast lähtuva majanduskontseptsiooni järgi, siis majandus on lihtsalt energia tarbimine, eks ole, igasugune majandustegevus nõuab energia tarbimist ja kui ei tõuse, praegune Euroopa Keskpanga, mis ta on, Gerard või? Christine Lagarde, vabandust. Kui ta oli IMF-is, ta väitis, et normaalseks majanduskasvuks, normaalseks majandusarenguks maailma majandus peaks kasvama keskmiselt 4% aastas ja selleks peaks siis energiasisend kasvama kuskil 3% aastas, aga me oleme muutnud kõige tähtsamaks sisendiks selle toornafta ja nüüd me oleme siis jõudnud sinnamaal, et on ka siis need abivahendid või oluliselt kallima hinnaga kätte tulevad nafta asendajad on siis ka tipnenud ja praegu on üsna ebaselge, mis saama hakkab, rääkimata siis kogu sellest rahvusvahelist olukorrast, aga põhimõte on selles, et see hind, mida saaksid endale lubada tarbijad, on pidevalt langustrendis ja see hind, mida vajaksid tootjad, et anda toodangut, on pidevalt kasvamas, mis on selgelt suur probleem. Siis kolmas kontseptsioon, ROI kontseptsioon, mul oli väga hea meel näha seal, et seal oli, teekaardis oli käsitletud seda. Kahjuks oli seda ainult üks kord mainitud. ROI Energy Receive on Energy Invested, ehk siis kui palju energiat me kulutame mingi sisendi saamiseks, mis annab siis
ükskõik missuguse energiasisendi elutsükli sellise näidu. Ja praeguste arusaamade järgi siis tööstustsivilisatsioon nagu alla sisendi 10-1 ei ole võimeline ennast ülal hoidma. Ehk siis, et see oleks selline püsiva stagnatsiooni tase, aga selleks, et need kunstid seal tähendaksid siis teadust ja mida iganes veel, sõjandust, tehnoloogiate arengut. Et selleks oleks tunduvalt rohkem vaja, aga praegune konventsionaalse toornafta näit on kiiresti langenud kuskil 120 juurest, mis ta oli seal 19. sajandi lõpus, on ta langenud kuskil 25 juurde ja tänase keskmisena on kuskil 19 juures juba ja kõik ülejäänud sisendid annavad kehvemaid sisendid. See üks probleem on ka see, miks me siis peame pöörduma tagasi nüüd 130 aasta vanuste tehnoloogiate juurde, nagu on elektrituulikud ja päiksepaneelid. Päiksepaneel 1887 patenteeriti, elektrituulik 1891. Et ongi see probleem, et me peame kuidagimoodi loobuma sellest, et meil on need süsivesikute rikkad sisendid peamised ja see sõltumata sellest, mis on ettekäändeks. 70 aastate lõpus, 80 aastate alguses paljud pakkusid välja, et tegelikult oleks vaja mingit uut religiooni üldse. Et hea oleks luua mingi uus religioon selleks, et me kuidagi, et inimesed hakkaksid uskuma, et me peame loobuma. Nii et ütleme see, millest täna siin ka jutt oli, et me räägime kliima soojenemisest. Isegi kui seda ei oleks, isegi kui see oleks väljamõeldis, siis on see väga hädavajalik väljamõeldis, seda tuleb kasutada kindlasti. Et selles mõttes me peame saama sellest lõksust välja. Kas me saame, kas meil selleks jätkub mingisuguseid muid vahendeid? Võt siin on nüüd see 4. selline kontseptsioon, mis on siis ajalooga suhtestatud, et majandusprotsesside ökoloogia kaudu siis selline universaalne käsitlus läbi aegade tsivilisatsioonide kollapsist. Joosef Tainter tuli sellega esimest korda välja 1988 aasta. No kõik teavad, et tsivilisatsioon on päris palju olnud varem ja keegi ei tea ühtegi tsivilisatsiooni, mis ei ole kollapsiga lõpetanud. Ja see käsitles siis süsteemne uuring siis seda, et mis olid need põhjused, et et ei saa ju olla nii, et ühel oli seal põud ja teisel olid vallutajad ja kolmandal, et käsitleti siis üle 300 erineva tsivilisatsiooni ja jõuti siis välja selleni, et põhjus oli see sama eroi, energiasisendite kasumlikkuse langus, peale mida ei suutnud enam uute probleemide lahendamiseks ühiskond ennast komplekssemaks arendada ja peale mida siis kuna tegemist on iseorganiseerumisega, siis iseorganiseeruv süsteem, ükskõik kas ta on inimühiskond, ta võib olla tööstusettevõte, ta võib olla ökoloogiline süsteem, mingi metsatukk. Peale seda ta jõuab sellisesse seisu, mida nimetatakse kollapsiga. Kollaps ei tähenda mitte mingisugust maailma lõppu või Armagedonit. Kollaps tähendab iseorganiseeriva süsteemi võimalust ennast tasakaalustada. Ehk siis ühiskond või ettevõtte või metsatukk või looduskooslus lihtsustub järsult just nii palju, kui on vaja, et jõuda uuesti tagasi sellele tasemele, kus sisendenergiast piisab. Kui meie selle peaksime läbima, siis meie probleem kipub olema see, et tõenäoliselt 8 miljardist jääb kuskil 1,5, et seda me ka ei taha. Nii et selles mõttes meil on see teekaarti on hädasti vaja. Oli seal alguses kohe öeldud, et on majanduskasvust pole enam suurt mõtet rääkida, et see on paha. Samal ajal ma vaatasin, et kui sinna lõppu jõudsime, siis kõik need prognoosid olid ehitatud ikkagi sellele, et on pidev majanduskasv. Miks? Sellepärast loomulikult selles süsteemis ei ole teisiti võimalik, aga ma tahan, kuna ma olen 18 aastat pühendanud sellele nende käsitluste uurimisele, siis ma olen jälginud ka meie statistikat. Meil on nagu te teate, on meil tubli Statistikaamet Euroopas. Ja ma vaatasin, lihtsalt mõtlesin, et toon teile ka siin näha, et polegi see asi nii hull. Et meil nüüd siin 2014. aastast muudeti Euroopa Statistikaameti metoodikat tagasiulatavalt alates 2010.
Ja selle metoodika järgi, nagu te näete, näiteks euroala 19 riiki, kõige kehvem punkt oli siin 2009, 100%, see on nüüd protsentides toodud, 2010. aasta, kuna see on siis see nii-öelda ankur, alguspunkt, et see on siis 100% ja nagu näete, siis kõige viletsam aasta oli 2009 ja 2019 siin on juba kõige parem aasta, eks ole, et siis tuleb välja, et kui neid aasta protsente vaadata, et siis kuskil 15 aasta jooksul me oleme 9% kasvanud ikkagi. Hea küll, et 4% oleks normaalne aastas, aga ikkagi kasv. Eesti puhul me oleme eriti eeskujulikud, meil on 26% näiteks nagu 15 aasta peale. Aga nüüd, kui tahaks nagu võrrelda, et kuidas siis tegelik seis võrreldes selle nii-öelda finantskriisi eelse ajaga on, siis mida me peaksime tegema? Me ei saa meetriga, ei saa niimoodi olla, et me eelmisi asju mõõdame meetriga, mis on 90 centimeetrit pikk ja järgmise asju mõõdame meetriga, mis on 1,20 centimeetrit pikk. Ja kui me nüüd paneme need kokku, siis me avastame, voilà, meil on alusdokument ka olemas. See on raport Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjoni raport aastast 2018. See on internetist leitav isegi eesti keeles. Ja seal on öeldud, et siis metoodika muutmise kokkuvõttes mõju aastasele protsendile, muutuse protsendile oli pluss 1,9%. Ja tehes selle paranduse jõuame sinnamaale, et on väga Euroopa Liit 19 euroala riiki on siis -14% ja Eesti Vabariik on +3%. Et tegelikult see on kõik kooskõlas just selle sama rohelise teekaardiga. Ma tahan seda rõhutada, et see on väga hea. Loomulikult on halb see, et meil hakkab keskklass lagunema ja tekivad pinged ühiskonnas, sellepärast et keskklass on see, mis hoiab neid paremaid ja vasakuid ja äärmusi hoiab rahus, et on koht kuskil, kus omavahel vestelda. Et kuna see keskklass on hakanud vahelt ära kaduma, siis on meil poliitiline selline dialoog on muutunud selliseks, et üks pool ütleb teisele, et sina oled loll ja teine ütleb teisele, et tema on loll ja sellega piirdubki kogu argumenteeritud vestlus. Kahjuks. Aga see on selle asja tulemus. Et praeguses olukorras tundub niimoodi, et selle pideva kasvu, kui arvestada, kui uskuda, et need kvantitatiivsed mudelid näitavad midagi üldse. Mina kui täiesti kõrvaline isik võin endale lubada seda oletust, teie saate siis mõelda selle üle. Kui need kõik näitavad midagi asjalikku, siis pilt peaks välja nägema niimoodi, et meil kuskil 2030. aastani ainult võiks siis selline ossilleerimine selles majanduse klaaslaega ruumis toimuda. Ja peale seda peaks tõenäoliselt siis, kui me ei leia midagi täiesti uudset, kui me ei suuda igal pool kogu maailmas sellist teekaarti läbi lükata, mis oleks realistlik, peale seda peaks siis põhimõtteliselt kollaps toimuma. Ja nüüd siin lähevad nägemused lahku. Limits to Grow eestvedaja, uuringu eestvedaja, õigemini ta oli küll palgatud seda uuringut tegema, aga ta oli uurimismeeskonna eestvedaja. Dennis Meadows räägib järjepidevalt seda, et on hilja püüda võidelda globaalsete probleemidega, et tegelema tuleb nüüd hakata universaalsete probleemidega, seda tuleb teha koha peal. Ehk siis tuleb kaotada lootus, et saab olema mingisugune globaalne selline Hiina eeskujul, eks ole, valitsemine, et see ei ole tõenäoline, et tõenäolisem on see, et alles jäävad need kogukonnad, kes suudavad oma probleemid lahendada. Üks asi, mis nagu selle, mis peaks avalduma meil ka, võib-olla kuskile taha vaadates on seda näha, mina võin seda lapse suuga välja öelda, on see, et mis juhtub, kui majandus ei kasva, mis juhtub rahaga. Rääkimata sellest, et me teame viimati, nii suurelt oli võib-olla Rooma keisririigis, kus raha juurde nii-öelda trükiti, aga hea küll, me ei nimeta seda trükiks, aga
loomulikult peab raha juurde tekitama, sest kui energiasisendit ei ole, kuna raha on energia alternatiiv, siis selleks, et jätta muljet, peab raha juurde tekitama. Kas vaesustades hõbemüntide koosseisu või tekitades null arvutis juurde, ega suurt vahet ei ole. Aga mis selle järel juhtub, on see, et kui majandus kasvu ei ole, siis kuskil on vaja see raha ju panna. Investeerida pole mõtet, sest majandus ei kasva. Mis siis teha? Panka panna pole ka mõtet, seal ta hävib. Intressid on negatiivsed, välja laenata ka ei saa. Vot siin on oht minu meelest, kus me võime näha sellist asja, mida nimetatakse rohepesuks. Et kasutades seda, et nii globaalselt kui riikide kaupa on väga soositud ja toetatud selliste roheliste projektide läbilükkamine, siis me võime sattuda sellisesse olukorda, kus me hakkame nägema hiiglaslikke, sõna otseses mõttes gigantomaanseid projekte, mis teenivad tegelikkuses ainult seda huvi, et rahal oleks kuskil kindel koht olla, aga ei arvesta tegelikku olukorda. Tegelik olukord võiks tegelikult arvestada sellega, et me peaksime kahandama oma tarbimist ja ma siin seoses selle taastuvenergiaga kui Eestis näiteks oleks võimalik rakendada sellist lähenemist, et seda on propageerinud Eesti väikeettevõtete assotsiatsioon, et näiteks et suure raha asemel oleks rohepöörde turuosalisteks ja kasusaajateks tavalised inimesed, kogukonnad ja mikroettevõtted sellises üldrahvalikus ühisprojektis, mis sisuliselt sarnaneks millegi taolisega, nagu meil kunagi olid, mäletate, EVP-d. Ehk iga inimene oleks huvitatud sellest, et roheline energiamajandus areneks ja ta ei saaks mujale neid mitte kuskile kasutada, ainult selleks. Et selline võimalus oleks näiteks üldrahvalikuks muuta seda, sest vastasel juhul, ma arvan, kui me hakkame sellised gigaprojekte tegema, siis me hakkame nägema tohutut vastuseisu kogukondadelt, pluss on siis loomulikult see, et ei taha enda tagahoovi keegi seda. Ja see probleem siin on see, et alati varem oli meil turvavõrk, kuhu läbi kukkuda. Vanad roomlased oskasid ka endale ise susse punuda või teadsid, kuida pidi kaalikas maasse käib. Kui meie siit kukume, meil turvavõrku enam ei ole, me peame midagi tegema. Nii et siin on nüüd üks näide kliimamuutusele reageerimisest. Inuidid Labradori lahe ääres, kuna nad hülgjahil käia ei saa, see on esimene kartulisaak. Nii et aitäh!